Tere ja tere tulemast loodusesse. Täna olen meelega just siin looduses, sellepärast et olen mitmeid päeva tundnud sisemist sellist tungi rääkida südame tervisest. Ja parim koht südame tervisest rääkimiseks ongi loodus, sest loodus on niivõrd toetav südame jaoks. Aga see lähenemine, mis mul on plaanis teha, ma teen 3 sellist lühikest videot. Igaühes räägin ühest meridiaanist, mis väga tugevalt mõjutab südame tervist. Ja toon siia juurde veel ühe meridiaani, ilma milleta südame tervisest rääkida ei oleks isegi mõtet. See on meridiaan, mis vastutab meie keha elus püsimise eest, kolmiksoojendi meridiaan. Ta on nagu armeekindral ja kui tema arvab, et keha on ohus, isegi kui keha ei ole ohus, siis tal on õigus ja vägi võtta kõikidelt teistelt meridiaanidelt energiat, välja arvatud süda. Aga nipp on selles, et tegelikult need teised meridiaanid ikkagi mõjutavad südant ja kõigepealt üldse, et mingisugustki rahu sellises võitluses tuua, siis ma näitan mõned nipid, kuidas seda kolmiksoojendit kõigepealt rahustada. Võta oma parem käsi, pane vasaku külje peale siia, kus sul põrn on, ja võta vasak käsi, pane parema küünarnuki natukene siia kõrgemale, siin on väike lohukene ja lihtsalt hoia neid käsi niimoodi. Võid hoida 2 minutit, 3, võib-olla isegi 5 ja tavaliselt toob see sellise rahunemise või turvatunde. On veel üks võimalus näiteks, et sa paned ühe käe sellise sõlmekese, paned siia kõri juurde ja teise sõlmekese siia meele kohta. Need on ka kolmiksoojendiga seotud punktid ja aitavad tuua sellist harmooniat kolmiksoojendisse. Neid võimalusi on palju, näitan veel ühte. Kolmiksoojendi meridiaan jõuab siia üles meelekohtadesse ja sa võid seda rahustada niimoodi, et sa oma kätega, käed on meil elektromagnetilised, silud seda meridiaani vastu päeva ja viid selle energia siit 4. sõrmest välja. Aga vaatame nüüd neid meridiaane, mis otseselt mõjutavad südame energiat. Kui me läheme Hiina meditsiini, siis seal on selline meridiaanide ring, kus on kirjeldatud, kuidas energia meridiaanides liigub. Ja üks meridiaan, mis südant väga-väga palju mõjutab, on põrnameridiaan. Ja huvitaval kombel see sama põrnameridiaan on seotud veel just nimelt selle sõjaka, stressiolukorras sõjaka kolmiksoojendi meridiaaniga. Nad on nagu kiige peal, et kui kolmiksoojendi läheb väga üle energiat täis, siis samal ajal võtab ta palju energiat põrnast ja põrn on siis alaenergias. Ja põrna vastutus on toita südant energiaga. Ehk kujutage nüüd ette, stressiolukorras põrn on alaenergias ja sellele meridiaanile ei jätku lihtsalt energiat, et südant toita. Mis sa siis teha saad? Saad toetada oma põrnameridiaani. Selleks on mitmeid võimalusi. Üks võimalus on see, et koputada põrnameridiaani lõpupunkte. Lõpupunkt asub siin, kui sa paned käelaba siia oma kaenla alla, siis täpselt keskjoone peal, kus 4. sõrm on põrnameridiaani lõpupunktid ja neid võid päris tugevalt mudida või koputada. See aitab selle energia liikuma saada. Olen mere ääres ja ühed inimesed, need ongi tulnud ujuma siia, et enda südame tervist toetada. Siis teine võimalus, et toksiine sellest põrnameridiaaniga seotud lümfi alalt välja viia, on rinnahoidja joone peal naistel. Mehed kujutavad ette, kus see on. Siin rinnanibudega ühe joone peal on sellised toksiinide väljaviimist toetavad punktid. Mudid neid punkte üsna jõuliselt, nad võivad valusad olla ja
ka niimoodi kuni 8 sügavat sisse-välja hingamist võiks siit teha. Siis veel üks võimalus on aktiveerida põrnameridiaani niimoodi, et sa teed nagu solgitoru loputuse talle. Võite internetist Google'i kaudu vaadata, kuidas põrnameridiaan täpselt jookseb, aga ta hakkab alt pihta suure varba sisemiselt küljelt ja siis mööda jala sisekülge tuleb siit kõhu serva mööda siia üles ja siis lähebki siia viimasesse punkti. Et mis sa teha saad, tõmba teda aeglaselt kätega algul vastassuunas. Tunned, kuidas sa surud selle solgi energia välja, kummardad siia alla, lased selle energia välja ja siis 3 korda järjest tood selle energia niimoodi ülesse. Ja see täidab selle põrnameridiaani nüüd värske energiaga, mis suudab ka südant toetada. Üks harjutus veel, mis kohe niimoodi meenub, on, teda nimetatakse maa ja taeva ühendamine, et sa paned algul käed siia südame juurde palveasendisse ja siis hingad sisse, ühe käe viid hästi kõrgele ülesse, teise hästi madalale alla, nii et sa tunned kogu ulatuses venitust, hoiad hinge kinni 5 sekundit ja siis hingad pahinal välja, nii et ma näitan seda nüüd ette. Ja ise vaatad siis kas ülesse või alla. Ja niimoodi võid teha mõned korrad ja siis lõdvestad ennast, lased ennast rippu siia alla ja lased sellel iga välja hingamisega vajuda järjest sügavamale. Ja tuled üles ja see, mis me tegime, see tekitab ruumi. See tekitab kehasse ruumi ja põrnameridiaanis kui ka teistes meridiaanides saab energia paremini voolata ja toetada südame meridiaani. Kui südamel ei ole piisavalt energiat südame meridiaanil, siis võivad seal tekkida rütmihäired, võivad tekkida vererõhu kõikumised, pigem siis alavererõhk, kui on olukord, et energiat napib. Nii et proovige järele. Ja järgmises videos võtan käsitlusele järgmise meridiaani, mis südant väga palju mõjutab, on maksameridiaan, aga sellest siis juba järgmises meridiaanis või järgmises videos. Kohtumiseni!